Tere, ilusat esmaspäeva kõigile. Ma küll ei plaaninud siin nädala sees filmima hakata, aga me sõidame praegu Teusiga perearsti juurde. Minul on siis perearsti aeg, Teus tuleb ka kaasa, sest seal läheb lühike aeg. Ja ma ei hakanud selleks talle lapsehoidjat nii-öelda otsima, et ma arvan, me saame seal ilusti hakkama, et ta istub seal ilusti. Ja mulle siis pannakse peale holter 24 tunniks, sest mul on südameoperatsiooni järgne vastuvõtt kolmapäeval ja selleks peab olema tehtud see holter, et nad jälgivad 24 tundi, kuidas mu süda töötab ja toimetab. Vot, nii et igatahes asume sinna perekliiniku poole siis teele. Lähme. Mul on aparaat peal. Tada! Ja võime hakata minema autosse. No nii, tere, sõbrad. Ma siin jälle toredas kohas, kus vari on näos. Aga mõtlesin, et teeks väikest ostupoe hauli lihtsalt niisama, et näidata, mida ma sain poest mingi 70 euro eest, äkki oli arve 70 umbes või. Nii, üks karp maasikaid, Teus on räige maasikate fänn. Siis viinamarjad. Näed, üks pani juba jooksu. Teine pani jooksu. Ongi auk on põhjas lahe. Nii. Üks pakk makarone. Tahaks üks päev teha, pastat. Tahaks üks päev teha pastasalatit. Siis armastame selliseid väikseid kartuleid keeta ja siis natuke keedan rõhmalt ja siis panen ahju mingi lihaga või teen ühesõnaga ahju juurikaid ja siis sinna juurde. Siis üks kanasuitsuvorst, siis üks mingi vorstilaadne toode. Siis ühed seened, üks päev tahaks teha pelmeeni. Kahed need tampringid. Tahaks teha pelmeene seenekoore kastmes. Ja siis üks kanakintsuliha lihtsalt igaks juhuks äkki millalgi vaja. Panen ilmselt sügavkülma, oli hea hinnaga. Siis ma võtsin ühed grillvorstid, sest abikaasa armastab grillvorste. Siis ma võtsin sparglit, I love it. Siis ma võtsin 4 sellist väikest kapsapead, et teha kapsahautist. Ja siuke kapsahautise tuli. Ja siis ma võtsin ka porgandeid. Ja siis ma võtsin see on puljong. Siis ma võtsin suitsuvana võdukuid. Siis ma võtsin 2 leiba, uus avastus, mega hea, mulle endale väga maitseb see sibulaleib. Seda me oleme ka pikalt söönud, reheleib on ka väga hea, nii et ühesõnaga leibur on hea, leibur on lemmik. Siis üks liivjuust, et äkki ma teen
seda juustuküüslaugu möksi majoneesiga, et hommikul hea panna või leibade peale. Teusile 2 kohupiimakesselliga, talle meeldivad need väga. Siis ilma lisatud suhkrut, mis meile ka väga meeldivad jogurtid, mida on hea anda, mida ta saab ise tühjaks tõmmata. 1 toidukoor, 1 pasteet. Ja siis ma võtsin, need on ilma lisatud suhkruta puuviljakommid Rimi etiketiga. Tundusid okeid, ühesõnaga tegelikult ma tahan esimest korda siis Teusile teha ka väikest jahti munapühaaeg, mingisugust siukest, ta saab korvikesega käia ja korjata. Ja ma küll nendest väga midagi ei arva, selles mõttes Teus ei söö muidu selliseid kummikomme, aga need olid munade pühade teemalised ja siis ma mõtlesin, et noh, ma kindlasti ei pane talle tervet seda, aga siit mõne pakikese. Et vahest nagu sellised teistmoodi peibutused ja see paar kommi ilmselt tegelikult ei tee talle midagi, aga see on lihtsalt minu peas kinni. Ja siis ma tahaks kuskilt ikkagi veel mingid väiksed munakesed ka saada, aga no ilmselgelt ma ei saa puuviljasuhkrust mingeid kummimunasid, on ju. Munad. Et ma pean mingid šokolaadimunad ostma, sest et tahaks, et see korv oleks siuke nunnu ja värviline ja põnev. Vot. Ja 2 viineripirukat oli ka, sest Teusikene magas täna lõunat autos. Ja kiiresti oli vaja tal anda ampsu. Ja 1 siirospreit oli ka. Ja vot. Selline ostukorv meil siis. No nii. Me siin nüüd Teusiga siis Viinamarja pikniku pidamas. Saab kohe otsa saama. Aga tegelikult Teus pole ju saanud täna praktiliselt üldse mängida, et ta mängib praegu. Ja natukene käivad taustaks siin ETV2 multikad. Ja siis ega midagi erilist siin polegi. Varsti ma hakkan süüa tegema. Timo tuli ka juba mõnda aega tagasi koju, toimetab seal endiselt selle aiamajaga. Tahame selle võimalikult kiiresti valmis saada, et see ära viia siit aiast, sest aed on nagu täielik segadus lihtsalt. Ja jah, mul on täna plaan visata kana väiksed need kana nagu koivaosa. Needahju, kartulporgand, äkki sparglit, sibulat ja pärast valan koorega üle, teeme siukse koorese ahjuroa, ühepäevatoidu või ahjupada või mis iganes. Vot, ja siis ma mõtlesin, ma näitan seda. Mul on siis selline aparaat peal. Ma ei tea, kas te praegu siit niimoodi näha on, mul on nii kitsa kraega pluus. Selline. Võib-olla ma saan niimoodi ka tegelikult näidata. Niimoodi on äkki isegi parem. Ja. Nii. Selline aparaat on see. Sellel on siis 3 klemmi. Niimoodi. Ja need on pandud veel plaastriga kinni, et nad paremini seisaks. Nii. Ühesõnaga, see panemine oli hästi lihtne. Ma ei tea, meil läks võib-olla koos EKG-ga äkki mingi, maks 15 minutit olime kabinetis, kui sedagi. Ja Teus ilusti istus, mul ei olnud teda täna võimalik kuhugi panna, tuli kaasa. Aga EKG oli korras, selles mõttes ilusti siinusrütmis olen. Aga siis pandi see aparaat veel peale, see on siis Holter uuring. See siis monitoorib mu südant 24 tundi. Ja ma pean jälgima kogu, et see roheline tuluke vilguks siin. Vot nii just vilkus. Ja siis, kui see roheline tuluke vilkub, siis see toimib. Nad ei soovita sellega minna, seda märjaks teha. Ega ta mingi maru mugav ei ole, aga ma arvan, igaüks saab 24 tundi hakkama. Ja homme samal ajal ma lähen siis seda maha võtma. Ja kolmapäeval on mul siis südameapi järgmine see kardioloogi vastuvõtt. Ja eks siis tema vaatab üle, mis ta asjast arvab ja siis saab juba targemaks, et kuidas mul nii-öelda
läinud on, kuidas läheb ja kuidas edasi elada võib. Et eks mul mõned üksikud küsimused ikkagi on arstile. Loodan, et need jälle siis peast pühitud ei ole, kui see arsti aeg nii-öelda käes on. Terekest! Mõtlesin, et tulen korra teen siin väikse sissekande. Kuigi ma ei plaaninud üldse nädala sees väga palju filmida, aga kuna ma esmaspäeval juba filmisin, eile suurt midagi ja tegelikult pidi üsna tegus nädal olema, siis mõtlesin, et räägin natukene. Eile juba ka tegelikult Instagramis jagasin, et mul pidi täna olema siis operatsiooni järgne, mul oli oktoobris südameoperatsioon. Pidi olema täna nagu siis arsti vastuvõtt, kardioloogi vastuvõtt ja ta helistas mulle eile. Ühesõnaga ennem seda visiiti siis pidi ära tegema EKG ja siis Holteri-uuringu. Ja ühesõnaga jah, ma läksin siis esmaspäeval, panin selle peale. Seda peaks olema siin videos ka näha. Ja siis eile käisin seda maha võtmas. Aga ennem seda, kui ma siit minema hakkasin, siis arst helistas, kardioloog, kõigepealt mulle, ma ei saanud kohe vastu võtta, ma panin teusriita, ma mõtlesin, kes ikka nii väga helistab, et ma helistan tagasi. Ja siis juba helistas Timo, et arst tahab sind kätte saada, nagu nii kiire oli arstil, ma ütlesin okei. Ja siis arst ütleb, et tere, kõik tutvustab ennast, särki-värki. Et ma siin mõtlesin, et mis oleks, kui teeks selle visiidi nagu telefoni teel ära, et kuidas te ennast tunnete ja niimoodi. Ja no ma eile juba Instagramis nii-öelda jagasin, et ausalt öeldes natukene oli nagu pettumus, et esiteks sa ootad nii kaua seda aega, sul ikkagi tekib mingeid küsimusi ja siis arst nagu helistab ja kui sa nagu julged, põhimõtteliselt oligi, et ma julgesin küsida siis, et mis minuga täpsemalt tehti ja seepeale arst nagu, ma ei saa öelda, et ta ärritus, aga ta oli nagu selline, mis mõttes, te olete aastaid olnud minu patsient ja mulle on see küll üllatus, et te ei tea, mis teiega tehti. Ja siis nagu täpselt siuke tunne, et nagu sa pead tingimata nagu rumalamaks jääma kui arst on ju. Ja no mul ikka oli nagu mitmeid küsimusi, ma ütlesin jaa, muidugi ma tean täpselt, mis minuga tehti, ma tean, mis operatsioon või mis protseduur see ablatsioon oli, aga ma tahtsin teada täpsemalt, mida te nägite mu südames on ju, et ma saan aru, et 2 kopsu siis veeni kõrvetati kinni, et ei tekiks nagu neid vale elektriimpulsse südames. Ja siis ta ütleb, et ma ütlesin, et aga mind nagu huvitab, mis minu kehas sees on, et ma just oleksin tahtnud teada, et mida te nägite, et sain aru, et vajadusel ka kõrvetatakse mingeid koldeid nagu südame seest ära. Ja siis ütleb umbes, et ikkagi umbes rõhutas veel, et tal on see üllatus umbes, et ma ei tea ja ma ütlesin, ei, ma ju tean, ma räägin, aga et lihtsalt tahtsin teada, mis seal sees siis näha oli. Ja siis ta ütleski, et ei et umbes seda ta küll nagu täna enam öelda ei oska on ju täpselt, aga et põhimõtteliselt kõikide inimeste anatoomia on samasugune ja kõik inimesed näevad selles mõttes samasugused välja, et kõigil on need 2 veresoont ja et nende jaoks ei ole see midagi erilist on ju seda protseduuri teha, et nad ikka teevad seda protseduuri, et siis rütmihäireid ravida ja et ühesõnaga nii on ju. Ja ma ütlesin talle, et opijärgselt mulle anti paberid ja me ei saanud nagu väga palju rääkida, et mind just olekski nagu huvitanud täpselt, et kas kõik oli nii nagu peab umbes. Ja siis ta ütles muidugi ka, et kui midagi umbes oleks olnud, et ikkagi küllap oleks mulle siis selles mõttes kindlasti räägitud, tahaks siis loota nii. Ja siis mul oli seal veel täpsustavaid küsimusi, et kas võiks tulevikus näiteks ise sünnitada, kui mul tekib veel teise lapse soov või nipet-näpet nagu mingi ravimite kohta, et muidu ma olen võtnud põhimõtteliselt 10. eluaastast saadik kilpnäärme ravimit, sest mul on kilpnäärme alatalitlus.
Aga praegu siis opijärgselt oli algselt nagu oli hunnik ravimeid, aga need siis 2 kuuga said läbi. Aga jäi peale siis Betalok, mis on pulsi alandaja ehk siis rütmihäirete ravi. Ja siis ma küsisin ka, et kui ma siin kaalu kaotan ja niimoodi, et ütleme, et kehamassi-indeksi normi saan, et kas siis nagu oleks lootust nendest ravimitest lahti saada, ja siis ta ütles, et ta ei tooks siia küll praegu mingit seost, et mu riskid on ikkagi madalad, mis on tore uudis, et see uuesti võiks nagu siis nii-öelda ellu ärgata see rütmihäire, aga et see ei ole igavene ravi selles mõttes, et kunagi ei tea ja vabalt võib minna nii, et need rütmihäired tulevad tagasi. Ja ühesõnaga lihtsalt see kõne oli pikem ja ma enam sõna-sõnalt ei mäleta, ja kui praegu siia ei räägiks, siis ilmselt ei mäletakski paari päeva pärast enam, ja see ei ole tegelikult mingi esimese maailma probleem, aga lihtsalt nagu võib-olla, et kuna ma ise nagu täna tuulaks õpin ja seal on ikkagi palju seda psühholoogiat ja suhtlemispsühholoogiat just, siis sa nagu saad aru, kui oluline on suhtlemine, et nagu ilusti ja normaalselt saab ka rääkida, onju. Ja mul on kahju selles osas, et ma üldse ei heida nagu ette, et nagu see on arsti probleem, vaid et ma saan aru, et neil on ajaline ressursipuudus, miks see aeg niimoodi telefoni teel tehti, ja tõenäoliselt on neil igasuguse ressursipuudus, tõenäoliselt arstid ikkagi tunnevad, et neile makstakse vähe, ma ei tea täna täpselt palju arstid teenivad, aga ma saan aru, et jah, et neil on ilmselt kõigest puudu, et nagu, et olla nagu inimlik 100%, kindlasti ma üldse ei üldista, et nagu selles mõttes nagu on kindlasti teistsuguseid kogemusi inimestel ja minu arust on ka minuga väga tore ja ta on olnud ikkagi väga professionaalne selles mõttes, aga lihtsalt see suhtlemise osa nagu, et ta on natukene isegi nagu, mulle kõlas ta jutus nagu natukene sellist nagu, ma ei taha öelda irvitamist, aga ma ütlesin juba selle välja, onju, et natukene nagu, et nagu mis mõttes umbes sa ei tea, mis sinuga tehti, siis ma nagu okei, et jah, siis ta prouatas umbes 30 korda ja siis mul oli korraks juba siuke tunne, et okei, kui vana ma olen, et ma olen proua, aga okei, ma olen abielus, ma siis olen proua, et jah. Nii, aga ma kukun jälle siin pool elu lobisema, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et täna on siis kolmapäev, 1. aprill, ilusat naljapäeva kõigile, kuigi te näete seda siis, kui see naljapäev on möödas. Aga meie lähme maale see nädalavahetus, meil oli algselt plaan minna spaasse. See plaan on lahtine veel, sest minu vanaema sai 26. märts 86-aastaseks ja ta soovis minna, aga kuna mu isa ei saa tulla Eestisse, mu isa töötab Rootsis, siis võib-olla me jätame selle ära või teeme mingi lühiversiooni või läheme kuhugi lähemale, ühesõnaga vanaema elab Võrtsjärve kaldas ja siis me vaatame, mis meil teha õnnestub, aga midagi me kindlasti teeme, et vanaema sünnipäeva tähistada, sest nii väärikas eas inimesel on ikkagi iga aasta juubel ja vanaema on meile väga kallis. Ja me tahame kindlasti tema sünnipäeva tähistada, aga meil on kõik plaanid lahtised. Praegu võib olla niimoodi, et Timo peab ehk neljapäeval tegema Tartus tööd ja siis neljapäev ongi juba homme, ma ei tea, kuidas see nädal on nagu hüpates läinud. Et selles mõttes mul on olnud nagu, eile siin oli veel mingi kooliga seotud üks tegemine mul kohe õnneks seal meie nagu selle perekeskuse või selle perekliiniku vastas Pelgulinna sünnitusmajja läksin paariks tunniks. Ja kuidagi need päevad on nii ruttu läinud, et ma eile arvasin ka, et ma jõuan varem koju, aga siis ma põrkasin ühe vana tuttavaga kokku, kellega oli lihtsalt nii tore ja südant soojendav vestlus ja siis ma ei tea, unustasin ennast lihtsalt sinna vestlema ja kuidagi nagu ei saanud tulema ja siis oligi juba kell nii palju ja siis oli juba kohe koju ja kohe hakkasin süüa tegema ja kohe õhtu, ühesõnaga nagu aeg läheb lihtsalt nagu mingi lipates, eriti kui ma käin kodust väljas, on ju. Et ma olen harjunud ikkagi selles mõttes kodus olema viimased paar aastat. Et Jõusikene on meil jah praegu kodune. Aga ühesõnaga, jah, vaatame siis, mis see nädalavahetus toob, mingi ülemäära ilusat ilma kahjuks ei luba.
ja meil on plaan, et meil on maal see ratastel saun. Jah, seda ei ole veel üheski avalikus vlogis olnud, aga tõenäoliselt ma näitan seda. Et meil on see siis minu onu ja isa ja kes seal kõik on käed külge pannud eesotsas Timoga. On selle sauna ehitanud ja sellel on välisvooder panemata, meil on vooder kõik olemas, mul on lauad immutatud, värv peaks ka olemas olema. Aga see vooder tuleb siis ära värvida ja sinna külge panna. Aga seest on enam-vähem saun valmis. Eesruum ei ole veel, aga see leiliruum, et me ikkagi juba teeme seda sauna juba mõnda aega. Seda sauna me teeme juba ammu, siis kui ta ei olnud veel seestki õieti valmis. Aga et see plaan on, et äkki jõuaks maal seda teha ja lisaks siis vanamal on sirelihekk, mis seda krundi äärt seal ümbritseb, et seda tuleks ennem kui lehed tulevad, tuleks siis pügada. Jah, siuksed plaanid on nädalavahetusel ja siis muidugi tahaks mune värvida tõusiga. Ja siis vanama sünnipäeva kuidagi tähistada, et ma kindlasti võtan nädalavahetuseks ka ikkagi selle filmimise ette, sest olgem ausad. Endal on vist kõige toredam vaadata neid videosid või ma ei tea, selles mõttes igasugused kommentaarid on oodatud. Öelge teie mulle, kas siin on inimesi, kes ikka vaatavad meid ka või ma teen ikka endale neid videosid. Eelkõige muidugi ikkagi ma teen endale. Või meie perele, nagu nii tore on tegelikult endal pärast vaadata neid tegemisi ja käimisi ja olemisi ja eriti tänulik ma olen näiteks, et ma meie seda Tenerifel olemist filmisin, sealt vist tuli äkki mingi 9 või 10 videot ja lihtsalt nii tore on tagasi vaadata, mis me tegime ja Teusik oli nii pisike ja see on nagu vahva. Aga ma oleksin jah äärmiselt tänulik, et kui teid ikka see huvitab siin ja kui see on juba jõudnud minu videot sinuni ja muidugi väga palju olen lobisenud siin, sest keegi ju ei tea meist väga midagi. Peale tuttavate muidugi. Et siis ikka thumbs up ja subscribe ja komment oleks tore. Et on oodatud igasugused toredad kommentaarid. Aga jah, ühesõnaga täna on kolmapäev, homme on neljapäev, täna õhtul või homme siis juba läheme ära maale ja siis ma vaatan, et kas ma lõpetan näiteks, ma ei tea, äkki ma teengi siukse hästi lühikese video ja lõpetan nüüd ja remonteerin täna midagi kokku või siis tuleb üks pikk video, ma praegu isegi ei tea veel täpselt, kuidas teha, sest ega mul suurt midagi ju siin esmaspäev, teisipäev, kolmapäev ei olegi, kui see arsti juures käimine ja siukene värk. Võt nii, üks lobade loba, igatahes oled oodatud jagama enda kogemusi ja mind nagu väga huvitab, et kuidas nagu teil on tunne, et kas vahel on tunne nagu arstiga rääkides, et nagu et siuke lihtne tavaline kodanik lihtsalt peab nagu natukene ikka alati rumalamaks jääma kui arst. Ja aga ilusat kevadet kõigile ja ma loodan nii väga, et see päike ikka hellitab meid nädalavahetusel. Sitten jättis see Mart oli sõbra sünnipäeval. Hakkas natukene katma, Sipsik oli talle seltsiks ja Anu ei tundnudki enam hirmu. Poodi minna. Ja ma ei lase veel 2 korda öelda. Ma lähen Maardusse täna poodi sellepärast, et meil seal koolis on nagu sellised snäkilauad ja seal oli mega hea pesto, ma tegin sellest pilti ja ma pärast nagu otsisin seda, siis ma vaatasin, et ainult Prismas müüakse ja meil on Maardus Prisma, nii et ma lähen kaen, kas ma saan sealt seda. Mina Kaamel, nagu ikka arvata oli, et paari asjaga siit poest ära ei pääse. Tere hommikust
kätte on jõudnud neljapäev ja ma joon oma täna hommikul mandlipiimaga, mis ma ostsin smuutide tegemiseks, aga Timo jõi hommikul viimase piimatilga ära ja meil ei olnud mõtet seda piimakest siia koju osta, sest me lähme täna maale, jah. Ja ma mõtlesin, et ma tõmban selle video otsad ikkagi kokku, siis ma saan selle üles ära laadida, äkki ennem kui me kodust ära lähme, ma hakkan kohe pakkima. Ma ei mäletagi, kus ma eile oma asjaga pooleli jäin, aga igatahes ma pean kohe pakkima hakkama. Ja siis mul on niisugune plaan, et Teus magab äkki täna ka lõunat autos ja mina saan lugeda kuskil. Samal ajal, kui ta autos magab, sest viimasel ajal tuleb, mulle tundub, ma ei saa siin öelda, et täna ka kindlasti nii läheb, aga mulle tundub, et see lõunauni tuleb meil seal autos paremini välja. Ja siis on vaja käia mõnes poes, vanaema oli lilled osta ja nipet-näpet. Ja siis me ootame, kuni Timo lõpetab, jätame ühe auto ilmselt kuhugi meid ootama, sest et ei ole mõtet tal koju sõita. Ja siis istume kuskilt kohast ühe auto peale ja sõidame siis Võrtsjärve äärde, kus on meie maakodu. Selline see video sai, niisama eluolu on siin ja ma lõpetan praegu selle video igatahes ära. Ma olen tänulik, kui sa vaatad ja kui sulle meeldis see video, siis pane like ja kommenteeri kindlasti ja telli mu kanalit ja mina hakkan rõõmsalt täna uut video filmima, nii et näeme siis juba järgmises videos. Tšau!